tervist, ma olen Joosep ja ma lugesin sellist raamatut nagu Maarjus, maagia ja libahunt Liisi. Siin raamatus rääkis ühest poisist, kes kolis 12-aastasena maale ja tema kodu lähedal oli üks mets. Seal metsas oli väga palju ohtlikke kohti. Seal oli näkke, kes tahtsid teda vee alla tõmmata ja seal oli ka kohti, kus võiks sadadeks aastateks magama jääda. Ja näiteks põõriööl läks seal metsapiir kinni ja teemonite värav avanes. Kes seal tegelased olid veel? Lukas, siis seal oli Jakob, Eerik, siis oli Liisi. Kas nad olid sõbrad või kes nad olid? Sõbrad, see näkk, selle nimi oli Enel. Ja kes see poiss neist oli, kes sinna kolis? Maarjus. Maarjus oligi, jah. Nii, mis edasi? Siis pööriööl mõni neist koletistest tuli välja, siis hakkasid teemonid välja tulema ja siis nad leidsid ühe nõiaraamatu, mille loitsudega nad said teemonid ära ajada. Nad tegid seda niimoodi, et Martin ronis puu otsa koos oma õhupüssiga, millega nad olid tavaliselt lasknud suvevaheajal õhtuti lõbu pärast plekkpurke. Ja siis ta mõtles, et kui mõni koletis neid peaks ründama enne, kui nad loitsuga lõpetavad, siis ta laseks teda. Mis sulle meeldis see raamatu juures? See mets meeldis mulle kõige rohkem. Mis selle juures meeldis? See, et siin oli palju inimesi surnud ja et see tundus päris lahe mets. Mis sa sellest Maarjusest arvad? Ma ei tea. Milline tegelane ta oli? Siuke normaalne. Nii? Kas ta oli julge või ta oli arg või ta oli vapper või? Suht arg ja vapper samal ajal. Kuidas see käib? Ei tea. Nii, millest ta arg oli? Näiteks ta valetas vahel inimestele ja siis veel ta vahest ei julgenud kellegile mõnda asja rääkida. Aga vapper? Ta julges minna neid koletisi ära ajama ja siis seal metsas julges käia, kuigi ikka see Liisi hirmutas teda algul. Ja kes see Liisi üldse oli? Nagu ta oli siuke tüdruk, kes sai kuju muuta. Ja ta oli libahunt siis või? Jah. Ta sai libahundiks. Või see ei olnud libahunt, see oli tavaline hunt, ainult et ta sai muuta ükskõik miukseks ennast. Okay. Kõik lihtsalt arvasid, et see on libahunt. Aga oli ta nagu laps siis päriselt muidu või? Jah. Okei, me ei tohi vist ette ära rääkida, mis seal toimub, on ju? Kas see oli müstiline raamat? Jah. Ja sulle meeldib müstika? Mis see müstika tähendab siis? See on nagu maagiat palju. Ja koletisi ja nii. Kellele sa sellist raamatut soovitaksid? Ei tea. No kes võiks tahta lugeda? Mis peaks huvitama inimesi, kes loevad sellist raamatut? Koletised ja maagia. Okei. Kes see raamatu autor on, sa ei öelnud algul? Reinaus. Kas sa oled tema raamatuid enne ka lugenud? Ja ma olen 2 tema raamatut enne lugenud läbi. Ja mis sulle meeldis nendes? Sama suht, mis siin. Ainult, et ühes eelmises oli üks kummitus, kes oli sohu ära nagu uppunud ja siis teises pidi kellelgi mingi vorstivabrik olema maa all ja seal ta tegi inimestest vorsti. Nii nagu ma arvasin. Et kõik on siuksed põnevad raamatud, jah? Jah. Selge, aitäh sulle, Joosep!